podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. No nii, tervist kallid rallisõbrad, kes meid siin hilisel õhtutunnil otse vaatavad 6. käigu podcasti või siis hiljem järgi või suisa hommikul enne teise rallipäeva algust. Belgia rallil on lõppenud 7 kiiruskatset, 8 kiiruskatse jäeti turvakaalutlustel ära. Mis seal täpsemalt juhtus, hetkel ei tea, ilmselt pealtvaatajad teel, aga kuidas see ralli on siis täna välja näinud? Thierry Neuville loomulikult juhib, selles mingit üllatust ei ole ja selles, et Greg Priino jääb teist kohta, vast ka suurt üllatust ei ole. Ott Tänak on 3., aga kuidas kõik täpsemalt on välja näinud, kuuleme kohe koha pealt. Jaan Martinson, oled liinil? Jaa, olen liinil ja panen parasjagu oma mikrofone ja vidinaid kokku selleks, et rallimehed hakkavad varsti intervjuutsooni jõudma ja ma tahaks Ott Tänakuga veel paar sõna rääkida, et mis tal siin õhtused probleemid oli, nagu ta ütles, et tal oli mootoriga mingisugune probleem ja tahaks kuulda, et kuidas tal nüüd see homne päev peab välja nägema, sest tal on ikkagi kõva töö teha, et hoida Toyotat selja taga, et Hyundai saaks kolmikvõidu. No kuidas sulle see ralli siiamaani on meeldinud? Sobib see siia MM-kalendrisse või mitte? No ta ole nii ja naa, tähendab, kindlasti sobib, aga me natuke igav ja tüütu tundub olevat kõik see ralliteed, vaadake ise, et gaaspõhk ja pikk sirge, pidurdus kas paremal või vasakule ja ta ei ole nagu niisugune voolav ralli, et nagu võib-olla kuskil mõnes teises kohas, eks ju. Aga ju siis niisugused asjad ja niisugused rallid peavad ka kuuluma MM-sarja. Küll aga ma tahaks öelda, et belglased on tõesti rallihuvilised ja neid on siin kõik kohad täis ja palistasid. Siin on niimoodi, et rallipark on siin keskväljakul on siis ainult VRC autod ja siis R5 autod, aga kõik see ülejäänud massin on ju kokku 100 autot. On pikki ühte tänavat ja mõõtsin ära 1,5 kilomeetrit on siin äärde paigutatud. Ja mida siis inimesed teevad? Valivad välja mingisuguse baari, toovad lauad välja, istuvad ja joovad õlut ja kusjuures joovad väga palju seda õlut ja siis lihtsalt vaatavad, kuidas autod mööda sõidavad, ega neid väga ei huvita, et kas on junior VRC või siis mingi suvaline kohalik sass sõidab mööda, eks nad seal midagi kommenteerivad, vaatavad siis, kuidas autol rattaid vahetatakse ja tunnevad ennast ääretult lõbusalt. Ja praegu on ka siin keskväljaku ümber on ikka paras rahvamaist, kes ootavad nüüd, et millal need VRC-masinad sisse tulevad, et saaks eemalt umbes 28 meetri pealt vaadata, kuidas hooldusala asjad käivad. Sul võib seal päris raske olla, kui kõik ümberringi õlut rimpavad ja veel päris kanget õlut. Belgia õlu ei ole mingi 4,7%, et aga sina pead tööd tegema. No jah, aga eks siis, kui tööpäev läbi, eks ma siis saan ka endale lubada klaasikese ja see õlu on tõesti hea. Aga ütleme niimoodi jah, et tahaks mitte tööpäeval siin olla niimoodi ja seda õlut maitsta nii üht kui teist kui ka 3. ja võib-olla ka tõrmu 4. Kuule, aga räägi, kuidas see ralli korraldusliku poole pealt tundub, et me oleme siin sotsiaalmeedias täna päev otsa elanud kaasa fotograafide seiklustele, kuuldavasti Jaanus Reelt hetkeks konfiskeeriti fotovarustus, tõsteti ta natukene kaugemale, ilmselt aeti segida mõne fotohuvilise pealtvaatajaga, aga tegelikult fotograafid võivad raja ääres olla nii lähedal, kui nad soovivad omal vastutusel muidugi, aga on mingeid korralduslikke sekeldusi ka kirjutajatel juhtunud seal? No, kas nüüd seda sekelduseks saab pidada, aga siin on asi, tähendab minu jaoks on täiesti kummaline, jällegi need kõik koroonareeglid, et mina pean käima mask ees, ei tohi rahvaga kokku puutuda, aga siia intervjuutsooni tulles ma pean murdma ennast läbi rahvamassist
kellel ei ole maski, siin muide ei kanta maski üksikud ainult. Et Belgia on, nagu nad ise aru saavad, on koroonavaba, nagu mulle tundub. Ja siis räägiti mulle selleks, et saada see randmepael, mis lubaks siia tulla intervjuutsooni ja tiimide juurde, et seal pidi olema üks kuri onu, kes mõõdab temperatuuri ja vaatab, et kõik paberid oleks korras. Eile see onu oli kuhugi ära kadunud, öeldi, et täna hommikul saan temaga kokku ralli peakorteris ja siis läheb actioniks ja lähen ralli peakorterisse. Seal ei olnud onu, oli hoopis tädi, kes ütles, et ahah, kohe ma vaatan paberitest, jaa, näed, Martinson, sinuga on kõik asjad korras. Ja andis mulle siis selle käepaela, ütles, et ajakirjanike käepaelad on otsa saanud, mina olen siis tiimi liige, käin siin ringi. Ja pressiruumis on uksel karm silt, et ainult see high density käepaelaga saab sisse. Aga mitte keegi pagan ei ole sinna pressiruumi korraldajatest veel ilmunud. Nii palju, kui seda aega on mööda olnud, nii et ma oleks sinna võinud minna ka ilma igasuguse käepaela ja kaelakaardit. Mitte üks tädi ei ole ega onu ei ole sinna oma nina pistnud. Nii et eks ta ole nii ja naa. Aga meediahuvi on siis tavatult suur, et sa pead seal võitlema koha pärast või? Ei, siin on see meediatsoon on hästi niimoodi kitsuke ja kokku pressitud. Ja mis on probleem on see, et nii-öelda permanent ajakirjanikele, kes käivad kõik rallid kaasa ja kes teevad siin videointervjuusid, on eraldatud, ma võin kohe mõõta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meetrit. Nii. Sellest küll ju veel ju? Jah, näiteks siin on praegu on on juba VRC TV on siin olemas, siis on 2 Soome telekanalit TV3 ja üle oma kaameratega, kes võtavad enda alla 5,5 meetrit. Ja kõigile ülejäänutele siis jääb 1,5 meetrit. Ja kui ma Tänakuga intervjuud tegin, siis nii vasakul kui paremal tehti ka parasjagu intervjuusid, nii et ega mina väga ei kuulnud, mida Tänak mulle vastas küsimustele. Kuule, aga selge, laseme sulle Otti edasi oodata ja vaatame ära sinu selle lõunase intervjuu, mis sa Otiga tegid ja kus tõesti väga palju midagi kuulda ei olnud, aga üritame kuidagi aru saada sellest. Just, aga siis räägime edasi homme. Ja, räägime edasi homme. Jõudu sulle. Tänan. Kuulemegi siis ära, mis Ott Tänakul oli öelda peale 4. katset ja siis tuleme tagasi nende juttudega, mis siis 5., 6. ja 7. katsel toimusid. Ott Tänak, 4 esimest katset Belgia rallist on möödas. Kuidas sa võid rahule jääda? Jäi midagi kripeldama sisse? Ei kripeldama ei jäänud midagi. Üldiselt pigem keeruline ralli, nagu arvata võib, et kõige raskem on ehk üldse teed leida, kuhu sõitma peab, et väga palju on mahapöördeid kuskil põldude peal ja metsade vahel, et selle suure hoo pealt on suht raske neid tee otsi üles leida, kuhu minema peab, see on selline esimene keeruline koht ja üks üleüldiselt ka, eks see pidamine muutub kogu aeg ja kõik lõikamised on erinevad üleüldiselt sellest on palju. Teisel katsel kaotsid natukene rütmi ära, et millest see tuli? Teisel katsel ühe koha peal oli vähe libedam, kui ma arvasin ja siis sõitsime vähe põllule, et see võttis natukene aega, aga jah, eks peale seda võib-olla see eneseusk vähe kaob. Ütle, mis nüüd pärast lõunal hakkab juhtuma, kui 100 autot on selle tee läbi sõitnud? Eks näis, eks mingid lõikamist võib-olla on vähe hullemaks läinud, aga samas üleüldiselt asfalt peaks puhtam olema, et siin on kõik need teed on siin külade ja farmide vahel, et traktorid tulevad ja lähevad põllu pealt ja siis oma mustriga tassivad ka seda pori ja mustust tee peale, et peaks kergelt, ma usun, et läheb paremaks, mida rohkem autosse. Sebastien Ogier ütles, et ta ei imesta, et tal ref katki läks, sest need refid ei ole väga mõeldud WRC auto jaoks. Oled sa vanameistriga nõus? No, ta on päris aus, jah, ütleme nii.
No nii, sellised jutud siis Otilt lõunapausi ajal, aga tere ka sulle, Roland Poom. Tere, pikad jutud olid siin juba. Pikad jutud räägitud, aga veel pikemad on ees. Kuidas sulle tundub, et ikkagi kogemused on need, mis siin sellel rallil maksavad? Neville on siin kõige rohkem saanud taarutada nendel teedel ja Priin kogemustelt teine mees ja hoiabki teist kohta. No jaa, ega meile ka ju rääkisime, et ega seal suurt midagi teistsugust juhtuda ei saa, et pigem on kõik nii, nagu me arvasime, et see asi läheb. Ott on muidugi positiivselt kiire tegelikult olnud, et küll jah, päeva mingis osas nagu vajus asi ära ja ei tundnud ennast väga kindlalt, aga tegelikult päeva kokkuvõttes väga, väga aus tulemus ja pigem üllatav, et ma isiklikult arvasin, et Rovanpera ja Evans tulevad sealt tagant vähe rajumalt. Kuigi Rovanpera sai päris lähedale, aga Evans ka muidugi. Aga jah, pigem arvasin, et see olukord on natuke teine. Päris, ma arvan, et okei päev ju. No fikseerime siis ära, kus me hetkel asume. Neville juhib rallit Priini ees 7,6 sekundiga. Ott Tänak kolmas, Neville'ile kaotab 31,2, aga Priinile 23,6 ja siis läheb taga päris tihedaks. Rovanpera jääb Tänakust maha 1,4-ga ja Evans omakorda Rovanperast 0,8-ga. Ogier siin, ega ei ole Ogier päris kaugel, et Ogier kaotab Evansile 6,0. Ogier see hommikused katsed olid päris õnnetud vaadata, aga õhtul on ta olnud kiirem Toyota ikkagi. Ja tegelikult jällegi nagu eile ütlesime, et jumala pingevabalt saab tulla, et millegi pärast seal võitlema ei pea ja kui joogu ei ole, siis ei pea ka seal väga, väga muretsema. Ja isegi sellest olukorrast vist ka tegelikult mainisime ära, et 7-kordsel maailmameistril see safe kiirus võiks olla selline, et tegelikult on ikka päris rajuhoog peal ja no ütleme 8-9 sekki maas Rovanperast on ju. Et pigem oli noog päris hea ja no tegelikult me Ogieri ilmselt ikka teame seda sellise mehena, et kes tuleb pühapäevaks ja võtab oma ära lõpuks, et ma arvan, et siin on asjad päris lahti veel isegi Ogieri jaoks, et poodium ka kaugel ei ole. Kas see ralli sinu hinnangul on olnud selline, nagu me ootasime, et ma võiks öelda, et natukene isegi rohkem oleks tahtnud seda muda ja tolmu rajal näha, et meil on küll 2 autot on selle õnge läinud ja libedusega välja sõitnud, aga üldiselt mehed ütlevad, et iga autoga läheb tegelikult pidamine paremaks. Ja, sest selline konkreetsem mingi joon tekib sisse, et nagu Ott ka oma intervjuus mainis, siis see on selline põllumajanduspiirkond tegelikult on ju, kus on palju traktoreid ja muud vägevaid masinaid seal. Et seda mulda värki tuuakse sinna tee peale päris korralikult ja eks siis iga ralliauto läheb ja teeb sinna mingi mõistliku mälje sisse, kus saab kiiresti ka sõita, et jah, nii on, et kohati on parem tagant tulla, on ka kohad, kus on kindlasti kehvem tagant tulla, et see on selline, oleneb katsest, oleneb kohast, et ma arvan, et selle ralli puhul sellist kindlat või konkreetset kohta ei olegi, et kas on eest parem tulla või tagantpoolt parem tulla, et see on selline olenevalt katsest. No konkreetselt Tänaku tänasest kulgemisest rääkides, siis teisel katsel väike sõiduviga, nagu ta ise ütles, sisse tuli, lasi ühe kurvi otseks, arvas, et seal on vähem libedam, kui see tegelikult oli. Me seda küll otsepildis ei näinud ja korduses ka mitte, aga Pierre-Louis Loubet pardakaamerast võis eeldada, et see oli sama koht, sest Loubet ees olid ka seal mingid mustad jutid. Jaa, ilmselt oli küll. Aga tuli päris õnnelikult läbi, et ma sain aru, et pigem see ajakaotus oli ka ütleme rikkus rütmi ära, et sealt edasi oli nagu vähe keerulisem sõita ja ka võib-olla järgmistel katsetel, et selline vähe turvalisemalt tulek. Sellegi poolest kaotus ei olnud nagu nüüd midagi üleliia suurt, et 130 kiltsa on vist sõidetud, pluss isegi natuke peale ja 30 sekundit liidrile kaotust, et see on tegelikult selline, kui nüüd täpselt öelda, siis 0,25 sekundit kilomeetrile kaotus, mis on väga väike. No siin hommikusse tegelikult veel üks huvitav episood, mida Ott ise
katselõpu intervjuudes jutuks ei võtnud. Ta ütles, ma ei mäleta, mis katse täpsemalt oli, aga finišijoone ületades ütles Martinile, et ma ei saa aru, mida nad teevad. Ja siis Ösberg, kes on siis kommentaatori rollis, arvas, et ta mõtleb eessõitjat. Mis sinu teooria on? Ega seal muud ei saa olla. See peab olema Gravel Crew. Marko Märtin. Kas Marko hakkab vanaks jääma? Ei, tegelikult ju, ega Marko ka ei ole ju, ma arvan, seda rallit sõitnud varem. Et samamoodi, kui on keeruline sõitjal seda sõita esimest korda, siis samamoodi on ka Gravel Crew'd keeruline teha seal. Et Marko on loomulikult lihtsam teha Gravel Crew'd Montes kui seal Ypres rallil, et kuidas see tolm käitub seal, kas mingi mulla tolm on libe või ei ole, ega ta ka ei ole seal ralliautoga kiiresti sõitnud, ta ei tea. See on ju puhas oletus tegelikult, et ta lihtsalt paneb märket sinna legendi, mida ta visuaalselt näeb, aga kuidas päriselt on, ei tea, ja tundub, et Otile see ei sobinud täna väga. Tegelikult ju Järveoja suust kuuleb sõnum, mida me igal rallil ei kuule. Muda, mis need oli, betoon, tolm, et väga täpselt on ikkagi paika pandud, kus midagi asub. Jaa, et võib-olla kõige sarnasem sellele ongi Saksamaa ralli, et kus hästi palju pinda tuleb kirjeldada, sest pinnas muutub nii palju lihtsalt. Ja siin ralli samamoodi, et vahepeal ongi selline korralik betoon, vahepeal on selline vähe agressiivsem asfalt, vahepeal isegi nägin sellist väga korralikku asfaltit, nagu oleks Hispaanias korraks olnud mõne kilomeetri või võib-olla isegi vähem, et sellist muutust on väga palju ja täpselt ka tuleb sealt see välja, et kus on see põllumajanduspiirkond rohkem, et seal on seda tolmu hästi palju ja siis sa juba oskadki lugeda, et kui sa näed põhimõtteliselt traktorit teeres, siis sa tead, et pigem on libe seal. Ja õhtul siis kimbutasid Otti väiksed mootoriprobleemid. Tõlgi palun ära nii mulle kui ka kuulajale, mida tähendab mootor on flat. See on samuti üks tsitaat Oti suust, mis me sealt autost kuulsime. Ma arvan, et see on huvitav väljend. Ma arvan, et see on kuidagi mõeldud seda, et põhimõtteliselt peeneks sõidetud. Et on võetud kõik, mis võtta annab. Huvitav muidugi, et sellist asja, sellist väljendit kasutada, sest ilmselgelt kõik sellised jupid, mida saab vahetada, rebuilditakse ära enne rallit. Seal on mingid jupid ilmselgelt, mida ei saa vahetada ja sul ongi põhimõtteliselt mootor komplektsena on sul hooaja peal, et väga huvitav. Ma ei oska isegi seda kuidagi kokku võtta, et midagi, mis ma just ütlesin, sellega seotud see on, aga mida see konkreetsemalt tähendab, ma ei tea. Ja seda, et võim hakkab mootorist ära kaduma või on juba kuskile kadunud, seda ta ütles ka 7. katse finišis ja võib-olla õnn oli, et see 8. katse ära jäi, sest siuke karvane tunne on, et Kalle oleks ta õhtuks kätte saanud. Seda ma just mõtlengi, et kui see mootor flat on, see on põhimõtteliselt peeneks ära sõidetud, siis sellega suurt midagi peale ei ole hakata. Seal on, kui palju seal mootoris on detaile, mida ta nüüd siis services teha võib, vahetada võib, et neid üleliia palju ei ole. Nii et päris huvitav saab homne päev olema siis. Ja see õhtune servis, ta on küll pikem kui päevane 48 minutit, aga päris uut mootorit selle aega vist ei ehita. Ei ehita ja ei tohi ka ehitada. Ma räägin, et neid juppe on nii vähe, mida seal tegelikult vahetada saad. Et selline väljend tähendaks seda, et seal on nagu midagi suurt, et see mootor on peeneks sõidetud, see on põhimõtteliselt vaja vana maha uus peale, mida teha ei saa. Et see on, pigem tuleb vist täna pöialt hoida, et see mootor hombe kestaks vähemalt sellise kommentaari puhul. No meil ei ole mõtet siin edasi spekuleerida, mis sellisel juhul homme saab. Eks Ott selle intervjuutsoonis Jaanile sellest kohe räägib. Mis meil tänased jututeemad veel on olnud, et teele ei mahtunud siis ära Adrien Fourmaux, päris kole litakas oli. Jaa, ma just tegelikult enne sõitsin siia, siis mõtlesin, et ma tahaks räigelt kellegile puid alla panna. Kes see on, kellel ma puid alla panen tänase päeva eest? Ja ma arvan, et see on Fourmaux. Ta ise ütles, et oli vähe libedam koht ja palju palki vaja. Tegelikult oli, kui sa WRC laiviga vaatasid, siis Östberg ütles, et juba enne, ma ei tea, kilomeetri ennem juba rääkis, et
jube libe tundub seal, et see tagaotsal, et mingi jama peab olema. Ja see kurv, kuhu ta vana läks 6. käiguga päris hooga sinna. Aga see oli ka sellise korraliku nurgaga kurv tegelikult. No sellest võib puid alla panna küll, et väga rumal. Väga rumal sõit oli see. Aga ega ma arvan, et just mõni päev tagasi tuli info, et tal on järgmiseks aastaks koht olemas, nii et võib äkki õppida või ei tea. Info on ka see, et selle autoga enam edasi ei sõida, seda võiski eeldada, kes on neid kaadreid näinud, kui see auto servisisse jõudis. Nägin Twitteris sellist säutsu, et Teemu Sunninen oleks selle kohta öelnud, et väike spinn. Jaa, Teemul, aga see on selline tagasilik soomlane lihtsalt. Ma ei tea, mis ta tänase asja kohta ütleb, et mingi maitsvad maasikat tundsid tee ääres olevat, et jäi seisma, läks radikat puhastama. Jah, siin on, ega me täpselt ei tea, mis teil juhtus, aga kahtlustada võib, et mootori üle kuumenemine väljasõidu tagajärel, et seal oli rehv, kuskil pullu peal oli käidud, rehv oli katki ja proovis nii kaua kui sai, aga läks kuumaks ilmselt. Ja Gus Greensmith samuti ei mahtunud teele ära, jäi lausa sinna põllu peale kinni, eeldatavasti tema ikka komme saab jätkata. Aga kui nüüd rääkida M-spordi päevast üldse, siis ega midagi roosilist ei ole. Formeau väljas, Greensmith väljas, Sunninen väljas ja Tom Kristenson ka. Juba on tal siin superralli süsteemi märge taga, et ei tahaks olla nende meeste nahas. Ma isegi ei oska öelda selle asja kohta mitte midagi. Mida mõtled nüüd mehaanikud või ma loodan, et Wilson ei ole seal täna. Wilson saab vähemalt ta üldiselt vist vaatab oma sellest kontorist asja. Ja ma loodan, et ta saab õhtul oma voodisse maga minna ja ei pea seal Belgias hotellis istama mõtlema, et miks ma siia tulin jälle. 4 autot 4 väljas, see on nagu sellist asja juhtu tihti. Väga karm. Väga karm, jah. Ja WRC2 siis juhtus selline asi viimasel katsel, et Oliver Solberg, kes 6. katsel veel hoidis 3. kohta tänu siis Huttuneni ja Sunnini rehvi purunemistele tõusis liidriks, oli ise ka finišis väga üllatunud. Ütles küll, et surus nagu põrguline, et ta arvaski, et tegi oma elu parima asfaldikatse, aga see, et nüüd sellega liidriks tõusis, oli paras pauk ja juhib nüüd lausa WRC2 arvestuses rallit 2 minuti ja 48 sekundiga, nii et homme võib vast isegi väikse õlle lubada seal. Oliver või? Yeah. Oliver vast ei tohi, ei lubata. Aga mulle tundus sellest katse intervjuust, et Oliver vaatas aega ja siis ta mõtles, et ta pani lihtsalt nii raju aja, et pani 2 minutiga kõigil, et see emotsioon oli nii hull lihtsalt. Et selline tunne oli, et ei saanud aru, et teistel mingi error oli, et ta pani nii kõvasti lihtsalt. Aga iseenesest väga tubli. Ma arvan, et see oli kindlasti hea aeg ka, ma vaatan absoluut 9 aeg, et oligi hea aeg ja tore muidugi veel selle asja puhul, et see uus Hyundai Rally 2 auto liigub väga hästi. Sai esimese katsevõidu vist isegi kirja, et nüüd juba 2. Ja seal tegelikult Adama alguses veel enne rallit mainis, et ega seal ei ole mingit võidu eesmärki pole, et kellelgi pole aimu, kuidas see auto sõidab. Aga tundub päris hästi sõidab, sest kaksiki juhtimine ja tegelikult kogu päev on väga hästi sõitnud. Aga räägime junior WRCs ka natukene. Robert Virves teeb seal tegusid ja on 7 katse järel teisel kohal, kaotades John Armstrongile 49,9 sekundit. No, lõunapausil rääkis, et tema see kiirusus natukene heas mõttes üllatav. Jaa, kuigi ega vist minu jaoks väga üllatav öelda ausalt öeldes. Et vist ma mainisin ka, et eile rääkisime ka, et ta on ju 4. asfaldi ralli see hooaeg juba. Et sõitnud on Aleksiga koostöö, ma ei kahtle ka, et see hea ei ole. Just tulid treeningrallilt. Ja kui nüüd vaadata, kes seal taga on, siis pigem ma oleks arvanud, et ainult Sesks on kiirem, aga et ta on teistest kiirem, seda ma arvan, et võis oletada. Juba puhtalt sellepärast, et Bajaril ja Lauri Joonal sellist selle hooaja pealt asfaldi kogemust ei ole. No Sesk väidetavalt on öelnud, et tema enesekindlus läks sinna eilse, nendel non-priority autodel oli juba eile shakedown ära, ja seal Sesk sai ka väikse
No see oli välja. Päris katust ei olnud, aga külje peale. Põhimõtteliselt peegli sai kriimuliseks. Et sinna see enesekindlus võib-olla on jäänud, aga... Tegelikult on päris põnevaks läheb see asi, sest kui tänaste tulemustega vaadata, arvestada tänaseid tulemusi, siis Sesks on 3. 77 punkti, Armstrong 2. 81 punkti ja Bajari 1. 86 punkti. Väga tasavägine, sest see on eelmine aasta vist nii tasavägist junior WRC-d ei olnudki, et ma arvan 2019, kui mina sõitsin, see oli midagi sarnast seal ees. Aga nüüd ongi juba põnev jälgida, et kes seda meistritiit hakkab jahtima, kes seda magusat auhinda hakkab võtma, et praegu tundub, et Bajari seal ees tuleb väga hästi. Meil on paar küsimust ka laekunud mailboxi 6kaik@delfi.ee saab neid saata veel kaks päeva, homme ja ülehomme meil ka veel podcastid, et küsimus on selline, et kuidas on võimalik, et Belgia rallil starditakse mingite imelike masinatega, aga Eestis ei saanud prototüübid juba eelmisel aastal registreeruda. Kas on mingid rallid, mis soosivadki pikemad stardirivi ja natukene mitmekülgsemat masinamaparki või mis sinu oletus sellel on? Ma tahaks teada, kui sa nime vaatad, kes saatis, kas on mõni Eesti ralli sõita või? Äkki on, jah. Väga huvitav küsimus. Eestis on protot saanud sõita küll, ma ei saa sellest hästi aru. Eestis ju sõidavad protoautod juba aastast 2000, ma ei tea, mis asi, 17. Aga mis imelikud autod, ma ei saa ka sellest hästi aru, et kui siin vaadata, siin on mingid sellised autod nagu Alpine. No siin on BMW-d, Porsche'd, Alpined. Ja vaadata, et mille alla see läheb, siis siin on näiteks eraldi klassidena RGT Cup, Clio Trophy, Belgia Cup, et see on nagu Eesti, tegelikult Rally Estonial oli ka Eesti meistrivõistluste etapid, Rally 4 ja Rally 2 autodele. Nii et see lihtne põhjus ongi, et nad lasevad sõita ka teistes arvestuses, mis on tegelikult kohalik Belgia meistrivõistluste klassid. Ja teine küsimus, no sellest on siin pea iga ralli eel juttu, aga nüüd on see teema ka natukene rahvusvahelises meedias uuesti üles tõstetud, et mis põhjusel kaotati kunagi kvalifikatsioonikatse, et mis aastatel 2013-2014 oli veel vägagi au sees, et kas see oli põnevuse tekitamiseks, kas hakkas Ogier liigselt domineerima. No sinul on tegelikult kvalifikatsioonikatse ka oma lugu rääkida, miks see tegelikult ei sobiks? Jaa, ma olin isegi selle poolt, kvalifikatsioonikatse poolt, aga tegelikult Poola rallil hiljuti, kui ma käisin, siis mul oli selline teistmoodi kogemus kvalifikatsioonikatega, et kruusaralli, mida tegelikult on hooaja peale ju enamus rallis on kruusarallid. Et Poolas tol hetkel selline lahtine kruus ja me sõitsime, ühesõnaga, kes ees läheb, see saab sekundkilomeetril tappa, see on nagu teada värk, kes tuleb 15. on umbes. Nii et meil oli vaja kvalifikatsioonikatzel, mina pidin reaalselt võtma 200 meetrit ennem finishit jalagaasilt, sest ma teadsin, et ma ei sõida Mikkelseniga ja Gräziniga ühte aega. See tähendab, et ma lõpetan selle katse kuskil top 10 ja järgmisel päeval stardin seal kuskil 5. Mõistlikum oli võtta hoog maha ja startida seal 16-17 kohal, et saaks puhtama tee peal sõita. Et see läheb liiga selliseks paberi peal sõiduks ära ja tegelikult Liepas oli see sama teema, seda räägiti meil WhatsAppi gruppides, kuidas seda süsteemi seal teha ja ega keegi midagi teha ei saagi, et seal läheb selliseks paberi peal sõiduks ja see ongi tegelikult parem vastus sellele, et liiga palju selliseid lahtise kruusaga rallisid on. Ja mis seal tegelikult salata, et natukene ju tekitab põnevust, et natukene naljakas ka seda Ogier nii-öelda kannatamist näha, kuidas ta esimestel päevadel alati on nina pikalt ees, aga lõpuks ikkagi trügib kuidagi poodiumile ja on hetkeseisuga tundub, et 8. MM-tiitlit võtmas. Jaa, tundub nii. Aga kvalifikatsioonikatsaga veel nii palju korraks ma lihtsalt praegu tuli meelde, et seda süsteemi saaks kasutada tõenäoliselt
kui mitte nagu Euroopa meistrivõistlus on, et esimesed 15 sõidavad siis koha peale ja kes 15 väljas on kvalifikatsioonikatsel, stardivadki juba 16, 17, 18 ja nii edasi. Et kui võetakse top 30 näiteks ja nende järgi läheb, et siis on nagu, seal saaks hakata juba seda kuidagi mingit süsteemi välja timmima, et see top 15 on kuidagi selline, et seal see asi väga ei toimi, aga ma arvan, et seal on mingi mõtteid, kuidas seda võiks toimetada, täna see ei toimi ja täna ka ütleme, see süsteem on veidi imelik, aga see lihtsalt ei ole paremat süsteemi, et see täna, mida kasutatakse, on kõige loogilisem ilmselt. No just. Vaatame homsele päevale ka natukene otsa, hakkab see päev pihta kell 10.11 ja kohe alustame kõige, kas see on üldse ralli kogu ralli pikim katse, Hollebeke katse 25,86 kilomeetrit, seejärel tuleb otsa 12,49, siis 13,62 ja hommikune ring lõpeb ja ka õhtune ring loomulikult 7,99 kilomeetrit. Meil on homme sõita 119 kilomeetrit, natukene vähem kui täna. Mis see ennustus on, mis homme toimuma hakkab? Ma arvan, et see võitlus jätkub Priini ja Neville'i vahel eelkõige. Huvitav saab olema kindlasti hommik. Kas kumbki neist suudab mingi vahe sisse sõita, tõenäoliselt kui see on, siis Neville suudab vahe sisse sõita ja kordub võib-olla Rally Estonia, kus Priin ütleb, et sorry, aga ma rohkem ei suuda anda, et põhimõtteliselt andke täis hooaega ja järgmine aasta ma tulen võtan. Aga kindlasti ma arvan, et seal esimese kahe sellest mingi vahe sisse tekib päeva peale. Aga poodiumi koha peale saab olema küll põneveitlus, sest praegu on 3, põhimõtteliselt 4 venda, kes poodiumi viimast aastat jahivad. See saab väga põnev olema. Ja ma arvan, et ka tegelikult... tegelikult kogu esikolmik ikkagi piisab ju ühest refist ja ongi need vahed. Seda loomulikult, et täna on ilmselgelt nende Pirellidega peab eelkõige kogu aeg ka meeles hoidma seda refi probleemi, et Micheliniga seda nii palju ei pidanud selle peale mõtlema, et aga seal on igas klassis, ma arvan tegelikult, igas klassis ei ole, sorry, WRC2 klass on suht igavam. Seal Solberg paneb 3 minutiga ees ja teised järgi, et junior WRC on kindlasti lahe ja WRC3-s ka mõni huvitav selline paar kindlasti on, keda jälgida. Aga siin on vahed väga kitsad. 3. koht kaotab teisele 5,2, siis on 7,3 ja siis seal väike vahe sees, siis on jälle sekundis kinni kõik. Jaa, just. Et homme kindlasti jälgimist on palju, et sellest pole kahtlustki. Jah, kurba nüüd, et seda WRC3 ja junior WRC heitlust otsepildis ei saa jälgida, et võiks väike aken kuskil ikkagi internetis olla. Jaa, see oleks tõesti äge, sest tegelikult olgem ausad, nüüd eriti junior WRC hakkab hooaja lõppu jõudma, meil on ainult Hispaania ralli minna vist. Ma arvan, et on ainult Hispaania ralli, ongi kõik. Küll. Et siis nagu see asi läheb põnevaks juba, et katse võitude peale hakatakse sõitma ja seda on nagu, ma arvan, seal oleks lahe jälgida. Aga ei, oleme õnnelik selle üle, mis meile pakutakse. Absoluutselt. Meie siit Delfi stuudiost hetkel täname, homme peale katseid oleme jälle eetris, seekord mitte otse, vaid salvestuse vormis, aga üsnagi operatiivselt üritame selle podcasti üles panna. 6kaik@delfi.ee ootab teie küsimusi. Kena õhtut, kohtumiseni homme jälle hommikul otseblogis. Homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.